Reformierakonnal saab olema ilmselt kõigi aegade kõige tugevam fraktsioon, sellepärast et meil on väga palju ministrikogemusega inimesi, meil on väga palju inimesi, kes on värskelt komisjoni juhtinud, nii et kindlasti selle tugeva meeskonnaga on võimalik hoida selget ranget joont ka valitsuse suhtes, et hoida ära valitsuse võimalikud suured vead, et see on opositsiooni töö ja vastutus. Keda te näete oma partneriks? Eks opositsioonierakonnad on ju teada, opositsioonis on 3 erakonda, Reformierakond, Vabaerakond ja EKRE ja ma usun, et on teatud küsimustes võimalik kindlasti ka koostööd teha, ma usun, et kõik sõltub loomulikult ka uuest moodustatavast valitsusest, kui palju nad annavad põhjust kriitiline olla. Kui vaadata valitsuse tööplaani, siis seal on kindlasti kõige suurema riskiga need suured maksutõusud ja lisamaksud, et sellega peab kindlasti arvestama, et need võtavad inimeste taskust suurema raha, aga ega me iga asja ka ei kritiseeri, et me kritiseerime ikkagi seda, mis on kriitikat väärt. Kas annate uue valitsusele 100 päeva? See ei ole minu anda, see sõltub eeskätt Eesti meediast, aga tavapäraselt see 100 päeva loogika on ikkagi valimiste järgselt. Antud juhul suur osa ministreid ju ei vahetu ja jätkab vanas meeskonnas. Aga nagu öeldud, siis kriitikat saab ainult selle eest, mis tõesti kriitikat väärib, et iga asja me kritiseerima ei kavatse hakata.